See, millest ma ei kuule kedagi rääkimas, on see, et põletikuline liiges on liiges, mis töötab liiga palju ja see vajab midagi väga lihtsat. Selle valu, kui sirutad või pöörad, ei ole üldse seotud vilivaheketta songa ega veel vähem vanusega. Selles videos ma näitan sulle, kuidas testida oma selgroo liigeseid ja õpetan 2 harjutust, mis võivad kohe leevendust tuua. Ja mis kõige parem, sa näed, et selleks ei pea olema noor, sale ega väga paindlik, et neid harjutusi teha ja et su selg hästi liiguks. Kas ma kuulsin ikka seda, mida ma arvan, et ma kuulsin? See valu tekib siis, kui me püüame sulgeda liigest, mis on põletikuline, mis on vigastatud ja lülisamba liigesed asuvad tagaosas. Seetõttu tekitabki ebamugavust, kui sa sirutad või püüad pöörata oma lülisammast. Ja paljud inimesed ajavad selle segamini lülivaheketta songaga, kuigi need 2 asja pole omavahel üldse seotud. Niigese testimine on väga lihtne. Sa kallutad end eemale ja see tekitab valu. Kui valu on paremal pool, sa kallutad end veidi vasakule ja selles asendis sa sirutad ja pöörad. Kui valu vähenes märgatavalt või ei olnud üldse valus, siis probleem ei ole lihases, kettas ega sidemes. Probleem on mõnes tundlikus liigeses sellel poolel. Põletikuline, vigastatud. Ja siin ma näen palju tervishoiutöötajaid, arste, füsioterapeute ütlemas, et lihtsalt võta põletiku vastast või lihtsalt puhka. Probleem on selles, et valu tuleb alati tagasi. Mida ma ei näe kedagi ütlemas, on see, et põletikus liiges on liiges, mis töötab liiga palju. Ja see vajab midagi väga lihtsat. Ta vajab, et teised liiguksid, et ta ei peaks rohkem tööd tegema kui vaja. Kuni me ei eemalda takistusi. See liiges jääb alati ülekoormatuks, saab haiget ja läheb uuesti põletikuliseks. Jeesus. Ja alustame takistuste eemaldamisega neil, kes vaatavad. Probleemist ülespoole, põletikulise fasettliigese kohal. Sa keerad oma rätiku pehmeks rulliks ja asetad selle rätiku rulli valukohast ülespoole. Kui sa tunned valu siin, sa asetad selle rulli ülespoole. Heida aeglaselt pikali, jalad kõverdatud ja jalad allad toetatud. Soovitavalt ilma tossudeta, et diivanit mitte määrida. Jalad kõverdatud, jalad allad toetatud. Alustame sellest, et oleme selles asendis 30 sekundit. Hingame aeglaselt. Mõte on siin selles, nagu me venitaksime kogu lülisammast. Kui 30 sekundit on möödas, on järgmine samm, käte tõstmine. Mäletad, et mõte on venitus. Nüüd hakkame ülemist osa sirutama. Vaata, tõsta käed aeglaselt üles nii kõrgele, kui on mugav. Kui saad käed täiesti sirgeks, suurepärane. Kui ei, jää endale mugavasse asendisse. Hoia seda asendit veel. 30 sekundit. Hinga aeglaselt. Püüa lõõgastada oma keha rätiku peal. Järk-järgult. See asend muutub mugavamaks. Me eemaldame blokeeringud liigestest, mis asuvad põletikulise liigese kohal. 30 sekundi pärast sirutad sa alumise osa välja. Tasa ja rahulikult siruta jalgu nii kaugele, kui saad. Nii kaugele, kui sul on mugav. Jällegi, ei ole vaja jalgu täiesti sirutada. Siruta nii kaugele, kui on lihtne. Mugav. Nii kaugele, kui on meeldiv. See on väga lõõgastav. Jää sellesse asendisse veel 30 sekundit. Pane tähele, et siin on reegel, mitte midagi jõuga teha. Kui sa teed jõuga, siis lihased ei lõdvestu ja blokeering jääb alles. Kui harjutus on lõpetatud, painutad jalgu, painutad käsi, heidad külili ja tõused käte abil istuma. Lõpuks liigud veidi, et tunda, kuidas selg vabamalt liigub. Olen elus. Nüüd eemandame blokeeringud probleemi all olevatest piirkondadest. Eriti hishlu, vaagen ja puussad. Jällegi kasutame rätikurulli. Seekord asetad rulli valukoha alla. Heida pikali sirgete ja harkis jalgadega. Siin püsid 30 sekundit hingates aeglaselt, kuni selg harjub selle asendiga. Pärast seda hakkad sa jalgu lõdvalt, rütmiliselt ja lõõgastunult kiigutama. Siin viime selle blokeeringu vabastamise edasi.
Lisaks liigestele viime selle vabastamisega alaselja lihastesse ja sidemetesse. Veel 30 sekundit. Pärast seda painutad jalad ja ristad need. Lased jalal langeda, vaata, nagu paneksid jalad alla madratsile. Mine nii kaugele, kuni see on sulle meeldiv ja mugav. Ilma kiirustamata. Selle harjutuse osas viime me blokeeringu vabastamise istmiku närvi piirkonda, siin, kus see puusa tagant läbi läheb. Sa teed seda aeglaselt, ilma kiirustamata, 10 korda kummalgi poolel. Sa teed seda rutiini 1 või 2 korda päevas ja varsti näed, et valu hakkab leevenema, aga paraneb ka see vigastuse tunne, see hirm, et valu tuleb tagasi. Ja kingitusena sulle, kes oled siiani vaadanud, ma jätan sulle kiire harjutuste rutiini, mida saad teha enne magamaminekut, et vabastada kogu see pinge kogu päeva jooksul kogunenud koormus, et parandada su une kvaliteeti ja aidata sul ärgata ilma valuta. Lihtsalt klõpsa siin ekraanil, et vaadata. Ja kui ma saan sind täna selles videos aidata, saada see video kellelegi, kellel on alaseljavalu või mõni seljaprobleem. See on ainus asi, mida ma sinult palun. Aita sellel videol jõuda nendeni, kes seda vajavad. Ma lõpetan siin, suur kallistus ja järgmise korrani.